selja taga on õunapuu, mis takistab hoovi sisse sõita. Ja iseenesest on vana ja nagu näha lõikamata puu jälle. Ma vaatasin seda natuke lähemalt ja see, mida ma teha tahaksin, on see, et kõigepealt lõikaks maha kõik need murdunud oksad, mis seal sees on ja sobimatus suunas kasvanud oksad. Siis korrigeeriks siitpoolt võra ja lõikaks ära ka alumise ringi, nii et puu jääks natuke kõrgem ja ühtlasi ka madalam. Et saaks all liikuda, et autoga saaks hoovi sõita. Vaatame, kuidas välja tuleb. Õunad on korjamata kõik. See tekitab alati küsimusi, kas selline õunapuu on vajalik, mille õunu ei sööda. Võib-olla uus omanik hakkab korjama. Ma mäletan, et siit muruniites ma ikkagi sõin neid. Aga see tähendab seda, et liikuda pole ju võimalik. Ja nüüd on tekkinud dilemma, et kui ma lõikan ära veel mingid oksad, mis siit üldse järgi jääb? Et mida ma üldse järgi jätan? Et väga keeruline. Selline laastamistöö ei lõpe kunagi hästi. Mitte kunagi. Teate, ma ütlen üks ma ütlen on seal kuradi lõikamisega raisk. Enamus ajast käid käpuli. No on raisk ikka. Ajab närvi küll, enne. Ühte ajab naerma, teist ajab närvi. Ma ei tea, mida sellest arvata. On ikka väike vahe sees küll või? Aga ma ütlen ausalt, et sellist plaani mul ei olnud. Aga nii see on, et hakkad tegema siis teed ja lõpuks selleks, et mingit kuju kätte saada, võtad sa ikkagi pool puud paljaks. Ja ma katsun meeles pidada, et ma järgmisel aastal teen selles oma puu kevadisest olukorrast ühe pildi. Pakun, et see on sama tihe nagu see kask seal taga.
vesi ususid täis. aga noh, elame-näeme, võib-olla ütleb omanik, et võtame selle puu üldse maha, et ta segab.